Iisraeli kodanikud, kallid. Eile enne Shabbati algust saavutasime Iisraeli riigi jaoks ajaloolise saavutuse. Pärast otseseid läbirääkimisi Iisraeli ja Liibanoni vahel, mida vahendasid Ameerika Ühendriigid, jõudsime arusaamade raamistikuni, mis võimaldab meil liikuda edasi konflikti lõpetamise suunas. Ja Jumala abiga jõuame tulevikus ka rahuleppeni nende kahe riigi vahel. Nende arusaamade raames tunnustasid Ameerika Ühendriigid ja Liibanon Iisraeli õigust hoida Liibanoni territooriumil turvatsooni seni, kuni see on meie julgeoleku jaoks vajalik. Jätkame selle turvatsooni hoidmist seni, kuni Hezbollah ja teised terroriorganisatsioonid on relvitustatud, kuni Liibanonist ei tule enam Iisraelile ohtu. Ma tahan, et te teaksite, see on suur löök Iraanile ja Hezbollahle. Iraanile, kes üritas sundida meid taganema Lõuna-Liibanonist. Te olete neid nõudmisi kogu aeg kuulnud ja olete kuulnud ka nende pettumust ning kriitikat nende enda kokkuleppe suhtes Hezbollahga. Ma kaitsesin meie elulisi huve ja olin vastu sellele mõttele, et meid sunnitakse jõuga taganema. Ja Liibanon, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ütlevad Iraanile põhimõtteliselt, see ei ole teie asi. Teil ei ole siin mingit rolli. Teil ei ole siin mingit osalust ja mingit rolli. Ei teil, ei Hezbollahil ega ühelgi terroriorganisatsioonil. Iisrael ja Liibanon leppisid kokku kahes piirkonnas kollase joone lähedal, mida soovitasid Iisraeli kaitsejõud, kus viiakse läbi pilootprojekt Hezbollah laiali saatmiseks ja piirkonna kontrolli üleandmiseks Liibanoni armeele. Ma näitan seda teile kaardil. Must joon tähistab meie rahvusvahelist piiri Liibanoniga. Kollane joon on turvajooneks, või täpsemalt öeldes turvatsooni joon, ja siin on väike lisandus, mille me viimastel nädalatel tegime. Kus asuvad need pilootalad, millest me räägime? Esimene asub täielikult väljaspool turvatsooni, ja teine on lisand, mis jääb väljapoole meie algset turvatsooni, mida Iisraeli kaitsevägi peab operatiivselt mitteoluliseks. Nii et põhimõtteliselt on nad sealt lahkunud. Need on kaks pilootala. See tähendab, et Iisrael jääb kokkulepitud turvatsooni. Miski ei kaitse meid ja see on tohutu saavutus. Sest mida nad proovisid? Nad proovisid meid sealt mitmel viisil välja suruda, erinevate survevahenditega. See ilmselgelt ei juhtunud. Tänan president Trumpi ja välisministrit Rubio nende kaasatuse ja panuse eest nende kokkulepete saavutamisel. Tänan Liibanoni valitsust ja Liibanoni rahvast. Nad näitasid üles suurt julgust. Tänan Iisraeli suursaadikut Ameerika Ühendriikides ja Shell Leiterit ja meie meeskonda. Nad esindasid Iisraeli läbirääkimistel ustavalt. Me lõhume siin Iraani terroritelge, kuid me lõhume ka Iraani poliitilist telge. Me suutsime selle arusaamade raamistikuni jõuda lihtsal põhjusel, sest me lõime Hezbollahad kõvasti ja Hezbollah, kes lootis saada abi Iraanilt, ei saanud seda. Ta ei saanud seda abi, sest me lõime ka Iraani kõvasti. Ja seda kõike tegime tänu meie võitlejate erakordsele julgusele ning ka tänu tarkadele ja julgetele otsustele, mille me vastu võtsime. Ma tahan teile meelde tuletada, mis juhtus Liibanonis. Hezbollahil oli 150 000 raketti ja mürsku ning meie hävitasime sellest tohutust arsenalist umbes 90. Meie demoraliseerisime neid Paapersis, kõrvaldasime Nasrallahi, kõrvaldasime Haduani jõukomandörid, ainult viimase 2 nädala jooksul kõrvaldasime üle 200 terroristi ja sõja alguses üle 9000 Hezbollah terroristi. Võtsime Balfouri üle kontrolli ja jääme Balfouri. Meie kindlustasime end, võtsime kontrolli Aliateri mäeaheliku ja Pinspeli üle. Need on meie kontrolli all. Me hävitame nende terrorismi infrastruktuuri kogu piirkonnas, kogu selles kollases alas. Me lihtsalt hävitame terrorismi infrastruktuuri. Seal on punkrid, seal on tunnelid, seal on terrorikülad. Me hävitame kõik. Me ei ole veel lõpetanud. Meil on veel tööd teha. Eriti ülemaailmse lõhkedroonide probleemi lahendamisel ja ka selles oleme maailmas esimesed, kes lahenduse toovad. Aga üks asi on selge, siin on tegemist ajaloolise saavutusega. See kokkulepe tugevdab Iisraeli ja Liibanoni ning nõrgestab Iraani ja Hezbollahd. Jumala abiga on see märk sellest, mis on tulemas.
Jätkame kõigi vajalike meetmete võtmist, et tagada põhjaelanike turvalisus, täpselt nagu me oleme edukalt teinud lõunas. Tegime seda taas tänu võitlejate ja komandöride julgusele ning samuti tänu teie kindlusele, põhjaelanikud. Ja me toome teile mitte ainult julgeolekutoetust, vaid ka üle 20 miljardi seekli, et tuua põhja tagasi jõukus ja vabadus. See on see, mida ma tahan näha. Rahulik piir meie ja Liibanoni vahel, rahupiir. Ja põhjas tahan ma näha turvalisust, rahu ja jõukust. Ja see, mis juhtus lõunas, mis nüüd õitseb Gaza ümbruses, juhtub ka põhjas. See on minu eesmärk. Teie abiga ja Jumala abiga me saavutame selle. Kanali 14 küsimused, Hillel Biton Hossen. Ma ei kuule, sa kuuled kohe. Kas siin on veel mõni Kanal 14 esindaja? Anna edasi. Ja 24, Nadav Elimelech. Kuidas läheb, härra? Milline on Iisraeli tegutsemisvabadus ja mil määral seda säilitatakse Hezbollah rikkumiste korral? Ja kas Iisraeli vastus seaks ameeriklaste vaatenurgast ohtu kokkuleppe jätkumise? Ja teie loal, härra, üks poliitiline küsimus. Et võita veel 3 nädalat enne Knesseti laiali saatmist, kas kavatsete esitada seaduseelnõu, mis lahendaks ultraortodokside küsimuse Toora õppimise seadusega? Me nägime sel nädalal, kui lõhestunud on Iisraeli ühiskond selles küsimuses, arvestades riiklikku missiooni ja võitlejate kaarti, mille te esitasite, lisaks tööjõukriisile Iisraeli kaitseväes. Meie tegutsemisvabadus neutraliseerida kõik ohud, mis seavad Iisraeli kaitseväe sõdurid ohtu. See on selge juhis. Ma ütlesin E. Kordasin ja ütlesin, kui te näete ohtu, tegutsege. See ei ole ainult riigus tegutseda, vaid ka kohustus tegutseda otsese ohu korral. Kui tekkis küsimus, kas see eksisteerib või mitte, kutsusin kokku kaitseministri, staabiülema ja ütlesin, anname uuesti välja selgituse, seletuse ja rõhutame seda. Teie, Iisraeli kaitseväe sõdurid, tegutsete iga ohu vastu, mis seab ohtu teie elu ja turvalisuse. Ja nagu ma ütlesin, viimase 2 nädala jooksul nende juhiste alusel kõrvaldasime 200 terroristi. Ja ma võin teile öelda, et see ei ole alati vahetu oht. Näiteks kõige lähemal teile, näiteks eile eks. Seal oli potentsiaalne oht kaugemal meie sõduritest. Otsest ohtu polnud, kuid nad nägid 7 terroristid sisenemas ühte kaugemasse majja. Ja nad ei olnud veel nende pihta turistanud ega organiseerunud. Kuid see maja neutraliseeriti ja need 7 terroristid said surma. Meie juhis on tegutseda ohtude vastu. Ja ma tuletan teile meelde, et me teeme veel üht asja. Me likvideerime pidevalt, nagu ma juba ütlesin, terrorismi infrastruktuuri territooriumil, punkreid, tunneleid, positsioone maa peal ja maa all, mis võivad samuti meie jõude ohtu seada. Nüüd, mis puudutab teie teist küsimust, siis ma arvan, et meie seas on jõude, kes tahavad tuua järgmise sammu. Nad tahavad süvendada ja suurendada arusaamatusi, lahkarvamusi või lõhesid meie vahel. Ja ma arvan, et see on kohutav viga. Me peame tegema kõik endast oleneva, et lahendada oma sisemised probleemid, mõistmise ja laiaulatusliku konsensusega, sest meil on välisvaenlased ja nad ootavad kindlasti, et me alustaksime kodusõda. Ja ma ütlen, nagu ütles Menachem Begin, kodusõda mitte kunagi enam, sa ei ole siin. Ja selleks kavatsen moodustada laiapõhjalise rahvusliku valitsuse, mitte kitsast valitsust, mitte vasakpoolset valitsust, mis sõltub Araabia parteidest, vaid just laiapõhjalise rahvusliku valitsuse. Sest ainult nii, usun ma, saame jõuda omavahelistele kokkulepetele. Mida see tähendab? See tähendab ennekõike, et boikottidest aitab. Ja mina ei boikoteeri kedagi. Ma ütlen, et kõik võivad liituda. Vaja on vaid nõustuda meie põhimõtetega. Et Iisrael on juudi rahva rahvusriik. Et me austame individuaalseid õigusi. Meil on vaba ja tehnoloogiline majandus ning meil on võime end kaitsta. Ja ma tahan iseseisvust mitte ainult energeetikas, mille oleme juba saavutanud, ega ainult majanduses. Ma tahan iseseisvust ka julgeolekus, meie relvatööstuses. Lihtsalt vähendada sõltuvust teistest teguritest.
ja ma tahan ka konsensust. Ajateenistusse kutsumise teemal ja ka kohtusüsteemi teemal püüan samuti saavutada laiapõhjalist konsensust, muuta suunda. Ja ma arvan, et see on võimalik ja kavatsen seda teha. Sa ei liigu selles edasi, kui paned Yeshivot Reshter Haredi mulle sõnumi saatma öeldes. Peaminister, kui te saadate inimesi jeshivadesse, võtate Toora õpilased ja viite nad vanglasse. Keegi ei astu teenistusse. Me saime lihtsalt tohutu vastuse ultraortodokse kogukonna poolt. Nad tahavad, noored ultraortodoksid tahavad ajateenistusse astuda. Aga kui Toora õppimise keskele tuuakse vahistamisi, siis see toob vastupidise efekti. Mitte ainult see, kui ma sulle ütleksin, et mõnes Euroopa riigis saadetakse politsei jeshivadesse ja viiakse Toorat õppivad noored vangi, siis sa oleksid šokeeritud. Nüüd tahan ma asja selgeks teha. Minu jaoks tuleb igaühe suhtes, kes ei õpi Toorat, kohaldada seda erikokkulepet, mis tehti. Ja samuti peavad seal olema sanktsioonid. Aga igaühe suhtes, kes ei õpi Toorat, võib rakendada kogu seaduse rangust, sealhulgas vangistada teda. See on selge. Siin teeksin ma väikese pausi, et jõuda nende laialdaste konsensusteni. See on see, mida ma otsin. Ja ütlen veel kord, see saab olema minu poliitika, moodustada rahvuslik valitsus ja püüda jõuda laialdaste kokkulepeteni kõigis küsimustes, sest neil on veel palju teha. Sest pärast seda, kui oleme kõrvaldanud Iraani eksistentsiaalse ohu, saab laiapõhjaline rahvuslik valitsus tuua meie vahel rahu tegeleda. Lõigata meie võiduvilju diplomaatilistes kokkulepetes, nagu see, mida me praegu Liibanoni puhul sõlmime. Ja veel mõned on tulemas. See ongi nii lihtne. See annab meile võimaluse teha seda, mida ma sõja teisel päeval lubasin. Muuta täielikult Lähis-Ida nägu. Ja just seda me praegu teemegi. Oleme Tavasi kanalil 14, Sheriharu. Me ei kuule teid. Head õhtut, peaminister. Soovin küsida, kuidas te kavatsete tegutseda Hezbollah rikkumiste korral? Kes püüab seda kokkulepet rikkuda, et see kukutada? Ja millised on need garantiid, mida te olete saanud nii Liibanoni valitsuselt kui ka Ameerika Ühendriikidelt? Kas nad suudavad tõesti Hezbollah piirkonnast eemaldada? Meil on juba varasem kogemus olemas, me liigume väga jõuliselt edasi. Me tabame neid kohe, kui nad rikuvad reegleid, kohe, kui nad üritavad rikkuda või tulistada meie vägede pihta. Tegutseme väga intensiivselt ja see ongi suurim turvalisus. Turvalisus seisneb meie vägedes, meie vägede tegutsemises ja see ongi. See, mida me teeme. Liibanoni valitsusel on veel pikk tee minna. Neil on veel tee minna. See ei ole midagi tühist, kuid nad on midagi teinud. Juba ainuüksi selle lepingu allkirjastamine on äärmiselt julge samm, sest esimest korda paljude aastakümnete jooksul saadavad nad otsesõnumi Hezbollah'le ja Iraanile. Lahkuge siit, kohe. Meie tahame rahu Iisraelis. Kas teile see meeldib või mitte? Me tahame saavutada rahu Iisraeli riigiga. Ja ma tahan sulle öelda, et me kuulsime, et seda toetatakse nii Liibanoni kristlikult elanikkonnalt kui ka truuside, moslemite ja isegi šiitide seas. Ja see on põhimõtteline muutus. Ja see muutus tuli, sest me muutsime jõudude tasakaalu. Hezbollah ei ole enam see sama Hezbollah. Iraan ei ole enam see sama Iraan. Ja seetõttu on äkitselt tekkinud võimalus millegi uue esile kerkimiseks. Muidugi vaatame seda praktiliselt. Liibanoni valitsuse võimekust, eriti Liibanoni armee, on vaja sisemisi reforme. Armee sees on samuti džihadiste. Valitsus tunnistab seda ja teab, et peab olukorraga tegelema. Meie muidugi analüüsime seda, aga sa küsid meie võimekuse kohta. Me vastame igale rünnakule meie vastu, meie sõdurite, meie tsiviilisikute ja meie kogukondade vastu. Ma arvan, et täna saavad kõik aru, kui tõsiselt me sellesse suhtume ja me tegutseme olemasolevast turvatsoonist lähtudes. Gadi Eisenkot ütles Yediot Ahronotile, et Liibanon on peaministrite jaoks poliitiline surnuaed ja et sina oled sinna kinni jäänud. Mis on sinu vastus sellele? Ja üks küsimus Türgi kohta. Homme peaks valitsus arutama Armeenia genotsiidi tunnustamist. Mis on siiani juhtunud? Kas sa blokeerisid selle? Seekord sina. Kas see kiidetakse heaks? Ja kas ei kardeta Türgi äärmuslikku reaktsiooni? Mina ei blokeerinud seda. Ja ma toetan seda kindlasti. Mis puutub sinu teise küsimusse, õigemini esimesse küsimusse, vaata, ma mäletan ühte asja. Ma mäletan, mida ütles Gadi Eisenkot ja ka seda, mida ütlesid teised, kui me veel olime Gazas. Veel Gazas.
mida nad ütlesid? Nad ütlesid, et tuleb peatuda juba siis, kui olime veel Khan Yunis'es, et ei tohi minna Rafah'sse, et ei tohi võtta Philadelphia koridori. Lihtsalt tuleb sõlmida kokkulepe, vabastada pantlangid ja siis Gazast lahkuda. Lahkuda kogu piirkonnast ning siis 2 või 3 aasta pärast saame selle juurde tagasi tulla. See tähendab, et Taif, Anja, Sinvar ja kogu Gaza oleksid endiselt piirkonnas nende kontrolli all. Nad oleksid elus ja juhiksid olukorda. Ja see tähendab ka seda, et me ei oleks mingil juhul Liibanoni sisenenud. Kui me poleks Piibari rünnakut korraldanud, poleks me Nasrallahi kõrvaldanud, poleks me hävitanud 90% raketirelvastikust. Me oleksime jätnud kõik Radwani jõu terroritunnelid siia piiri äärde. Me poleks võtnud Pinspeud, me poleks võtnud Boforit, me poleks midagi sellest teinud. Nii et vastavalt sellele nägemusele, mida Gadi Eisenkot ja tema kolleegid väljendasid, tahtsid nad põhimõtteliselt, et me jääksime nulliga. Nulliga. Täna oleme peaaegu 70% Gaza sektoris territooriumil, me piirame Hezbollahad, Hamasi ja oleme territooriumil sellest tugevasti kindlustatud turvatsoonis Liibanonis. Siis nad tulevad ja ütlevad meile, et Liibanon on surnuaed. See tähendab, et ta poleks midagi teinud, et kaitsta oma poliitilist tulevikku, et sellest ei saaks poliitiline surnuaed. Ta poleks sisenenud Liibanoni, poleks sisenenud Rafah'sse, samuti poleks hiljem sisenenud Süüriasse ega Iraani. Ja ta poleks seda teinud. Kõik need asjad, mida me teeme, sest see on poliitiline surnuaed. Tead, mida ma ütlen? Ma vastan sulle jidiši keeles. Tead, mida ma sulle vastan? Keda huvitab? Ma teen seda, sest see on surnuaed. Ja see ei ole surnuaed. Ma teen seda, sest see on vajalik Iisraeli riigi julgeoleku ja võidu jaoks, et tõrjuda seda kohutavat Iraani terroritelge, mis tuleb meid hävitama. Ja kui on vaja Liibanoni siseneda, siis sisenetaksegi Liibanoni. Ja kui on vaja seal jõuga tegutseda, siis tulebki nii teha. Kuid see, mida me näeme, on edasiminek. Me ei näe ainult oma edusamme julgeolekus ja veel on palju teha, vaid näeme ka oma diplomaatilist edasiminekut. Nii et kes seda ei näe, võib muidugi jätkata oma arusaamadega. Aga minu arvates on õige teha seda, mis tagab Iisraeli ja põhjaosa julgeoleku. Ja jätta Liibanoni 150 000 raketti ja juhitavat raketti. Jätta sinna Radwani jõud koos punkrite ja tunnelitega, mis jätkuvalt tagasi tulevad ja tungivad meie piirkonda. Ja kes ütles seal, et me hävitasime 7 tunnelit ja kõrvaldasime kogu selle maa-aluse ohu, ma kuulsin seda tol ajal vist Gadi Eisenkoti käest. See oli see, mida ta ütles. Ei, seda pole enam. Me hävitasime 7 tunnelit. Seal on kilomeetreid ja kilomeetreid tunneleid. Ning täna me hävitame neid. Nii et ma teen õiget asja ja praegu ma ei pea silmas poliitilist küsimust. Ma pean silmas rahvuslikku küsimust ja meie riiklikku julgeolekut. Meie ja Iisraeli kaitseväe vaprad sõdurid Liibanonis teeme õigeid asju. Järgmine küsimus. Israel Hayom Tanitsakim. Tere härra, head nädalat. See kokkulepe, mis sõlmiti, on ilmselges vastuolus vastastikuse mõistmise memorandumi vaimuga, mis igal juhul näib olevat juba kõikuma löödud Iraani rünnakute tõttu naftatankerite, laevade ja Bahreini vastu. See oli üks kavatsustest, see on Iisraeli lootus. Kuidas sina seda näed? Kuna sa rääksid ka vähe laiapõhjalisest valitsusest, siis milliseid parteisid sa tahaksid selles valitsuses näha või ei tahaks näha? Me ütlesime algusest peale, et me ei olnud osa Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelisest kokkuleppest. Aga see ei tähenda, et meil pole huve. Meil on huvid ja me väljendame neid samuti. Muide, ka selle teema keskse teema ehk tuumaenergia kohta. Ma kavatsen saata delegatsiooni Washingtoni, et selgitada, millised on Iisraeli huvid, kuid kindlasti kaitsen Iisraeli huve siin meie piiril. Ja ma olen algusest peale selgelt öelnud, et me ei lahku turvatsoonist. Ma arvan, et kõik saavad sellest aru ja usun, et ka Ameerika Ühendriikides mõistetakse seda väga hästi. Ja fakt on see, et välisminister Marco Rubio, kellega olen pidanud mitmeid vestlusi, ta andis põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide toetuse sellele nägemusele turvatsoonist, mis takistab Iraanil ja Hezbollahal meid ründamast. Kas sul oli veel üks küsimus? Palun pöördu tema poole tagasi. Mis oli teine küsimus? Poliitilises kontekstis, kuna sa
rääkisid laiapõhjalisest valitsusest kokkulepete jaoks, siis milliseid parteisid sa tahaksid selles näha? Ja milliseid võib-olla mitte, kõik need kes nõustuvad põhimõtetega, millest ma rääkisin, eelkõige tunnistama Iisraeli kui juudi rahva rahvusriiki ja teised asjad, mida ma mainisin. Siin on lihtsad põhimõtted. Igaüks, kes on valmis neid põhimõtteid aktsepteerima, minu arvates on rahva seas palju rohkem ühtsust, kui te Knessetis näete. Palju rohkem. Ma arvan, et on palju põhimõtteid. Ma toon sulle näite. Teine põhimõte selle valitsuse puhul, mida ma kavatsen juhtida. Laiapõhjaline rahvuslik valitsus, mida ma kavatsen juhtida. 2 riigi jaoks ei ole kohta. Merest kuni Jordanini ei ole 2 riigi jaoks kohta. Nüüd sa küsid minult. 3 aastat tagasi, enne sõda, oli rahvas lõhestunud. Kuigi minu arvates oli enamik rahvast vastu, oli märkimisväärne osa poolt. Ma arvan, et see on muutunud. See on konsensuse alus. On olemas ka täiendav konsensuse alus. Inimesed ei taha näha kodusõda. Ma olen selles kindel. On neid, kes püüavad seda õhutada ja süvendada lõhet ühiskonnas. Ma tahan teha kõik, et seda olukorda rahustada. Aga eile, kui ma õigesti aru sain, tõmbas keegi relva ja mulle tundub, et üks naine sai vigastada. Me ei taha selleni jõuda. Ja ma olen kindel, et on võimalik leida palju laiemat konsensust erinevates valdkondades, millest mõned ongi sellised. Vaidlusteemaks ja paljud teised teemad, mis ei ole vaidlusteemaks. Tõelist vaidlust rahva seas ei ole. Suur aitäh kõige eest, härra peaminister. Oota, ma ei ole lõpetanud. Ma paluksin seda, palun. Ma mainisin, et meil on suuri saavutusi ja erakordseid kordaminekuid Iisraeli riigi, Iisraeli kaitsejõudude ja Iisraeli rahva poolt selles sõjas. Ja ma kuulen kriitikat, mis meie suunas tuleb. Ja öeldakse, vaadake, te olete hakkama saanud. Te ei saavutanud kõike. Ma ütlen, tõesti. Me saavutasime palju ja mõnes kohas saavutasime palju rohkem, kui arvasime. Gazas tõime kõik röövitud tagasi. Lubasime, et Gaza ei kujuta enam Iisraelile ohtu. Me lammutasime suurema osa Hamasi sõjalisest võimekusest. Mõni päev tagasi kõrvaldasime Azadin al-Haddadi. Milline oli reaktsioon? Mõned nädalad tagasi, milline oli reaktsioon? 0. Ühtegi kuuli, ühtegi raketti. Ja alles jäid, eks ole, nende tsiviilvõimed. Meil on veel tööd teha. Aga see on tohutu saavutus. Ei saa võrrelda, kus me olime 7. oktoobril ja kus me täna oleme. Hezbollahi kohta olen ma juba rääkinud. Me hävitasime 150 000 rakette ja reaktiivmürske. Alles jäi vaid mõned tuhanded. Midagi on veel alles, see on palju, aga seda pole peaaegu märgatagi. Seda ei saa võrrelda sellega, mis varem oli. Samuti on toimunud Haduani vägede likvideerimine, samuti on toimunud täielik likvideerimine. SHL HBV liin kuritegevuses ja terroritunnelid pikki piiri, samuti kõik, mida me tegime tuhandete terroristide likvideerimisel, on midagi, mida ei saa võrrelda. Sama kehtib Iraani kohta. Me ütlesime, et eemaldame vahetu tuumaohu ja me tegime seda. Tuhandete ballistiliste rakettide ohu kõrvaldasime samuti. Me eemaldasime nad, vähendasime nende võimet seda toota. Ja samuti lõime võimekused, et lõpuks saaks Iraani rahvas ise tegutseda. Ma usun, et see juhtub, et rahvas kukutab selle režiimi. See ei juhtu üleöö. Täna toimuvad Iraanis protestid. Täna. Seega, need on suured saavutused. Nüüd, kui keegi tuleb ja ütleb sulle, keegi, kes oli valmis peatuma Han Yunises, ja et kõiki neid asju polekski saavutatud, ja nad tulevad ja ütlevad sulle, meie, kes olime valmis leppima 0%-ga, tulevad nüüd kritiseerima. Selle üle, et teie valitsus ei saavutanud 100%. Te saavutasite ainult 80 või 90%. See on nali. See pole lihtsalt tõsiselt võetav. Ma arvan, et enamik inimesi saab aru, et siin on tohutud saavutused, mida peame hoidma. Et meil on veel väljakutseid, millega peame koos töötama. Ja seetõttu ütlen veel kord, mida ma pean tegema, on tegelikult jõud ühendada. Moodustada laiapõhjaline rahvuslik valitsus ning seista silmitsi alles jäänud väljakutsetega ja edasi liikuda. Kasutada ära kõik suured võimalused, mis meie ees on. Suur tänu, härra peaminister. Suur tänu. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt Pixi võtme kaudu, mis ilmub teie ekraanile. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.